Nüüd on siis kõik stardiks valmis, et järgmist ala võõrustada tüdrukute A-klassi 4x100 meetri tõkketeate jooks. Teisel rajal Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi koosseisus Kirke-Maria Lepik, Katre Uibo, Antriine Navi, Eliise Saarepera. Neljandal rajal tiitlikaitsja Audentese spordiklubi Valeria Radajeva, seekord koosseisus Susi-Anett Aavik, Sirle-Angela Sepp ja Pärl Eelmaa. Nendest Susi-Anett Aavik ja Pärl Eelmaa jooksid ka eelmisel aastal tõkketeate koosseisus selle samas vanuseklassis. Ja kergejõustikuklubist Lõunalõvi, Keili Helekivi, Sigrid Saaremäe, Kerin Urbanik ja Stefani Vissel kaasa jooksmas, vasakult siis paremale. Kui vaatame teleekraani või arvutiekraani, sai see loetelu üles nimetatud. Ja peaks olema tegelikult ka väga hea jooksja, hoolimata sellest, et tegemist on peaasilikult hõit ja tõukajaga Valeria Radajeva tõketes ja praegu tulevadki üsna võrdselt siin äärmise ära kergejõustiku Lõunalõvi ja Keili Helekiviga ja suhteliselt võrdselt antakse vahetus üle. Teist vahetust jookseb Susi-Anett Aavik, ka eelmisel aastal tegi siis kaasa, aga nüüd on siis Sigrid Saaremäe kergejõustikuklubil Lõunalõvi natuke nõrgem liiga, kui seda on Susi-Anett Aavik, kes on viinud Audentese selgelt ette ja tagant tuleb ka siis Katre Uibo Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist Audentese juhtimas ja Sirle-Angela Sepp läks nüüd teele Audentese spordiklubil ja oi, nüüd on probleeme siin kergejõustikuklubi kolmandal vahetuse jooksel Kerli Urbanikul, kes jääb ilmselgelt maha ja nüüd on viie sammuga tõkkevahet jooksmas ja siin ei ole nüüd küll kindlasti head aega tulemust loota ja ka Tartu Ülikoolil Antriine Navi ei saa muud moodi hakkama kui 5 sammuga, aga Pärl Eelmaa vastu ilmselt ei saa keegi ja nagu ka eelmisel aastal kaasa tehes võistkonnas on seegi kord Pärl Eelmaa siis päris kindlalt ja ülekaalukalt toomas võidukalt Audentese naiskonda finišisse. Teisena